Tere kõigile, Palle autoringlusest siin ja olen sattunud Tallinnasse, täpsemalt ma olen hetkel Peetris ja mu kõrval on Audi S5. Minu poole pöördus mees hüüdnimega Banderas, keda ilmselt nii mõnigi teab vaadates Eesti auto YouTube'i ja pakkus mulle välja, et võiks sellise S5 maha müüa. Ja loomulikult mu vastus oli, et olen huvitatud. Ägedaid autosid müün hea meelega. Ja kuna auto seisukord on ka hea, ma olen juba palju temaga tegelenud, siis loomulikult meeleldi autoringlus võtab ta müüki. Selle auto puhul jääb siis niimoodi, et auto jääb Tallinnasse, ei vii seda Tartusse ja põhiinfo kõik saab meie käest, finantseeringut saab meie käest soovi korral ja autot näitab siis autoomanik ise. Millega siis tegu on? Tegu on Audi S5-ga, 245 kilovatti, 3-liitrine kompressor. Loomulikult 4 vedu automaatkast. Tõeliselt nauditav asi, millega sõita. Ta on kiire, ta on mugav, ta on käepärane. Võib-olla on siin see seos, et mul on endal selline A5 enne olnud, aga sellegi poolest. Sisu on mugav, nupud on kõik heade kohtade peal, gaasi vajutad, hoog on kohe üleval. Äge asi, igal juhul. Aga räägime siis natuke detailsemalt. Auto on eelmisel aastal Saksast toodud, läbisõit on 177 000, viimane õlivahetus on 174 pealt tehtud. Mis on üks suur pluss? Ma saan aru, et igasugused S-seeria Audid ja M-seeria BMW-d, AMG-seeria Mersud, et jah, neil on teatud varuosad on kallimad ja hoolduskulu on kallim. Sellel autol on arve on sees, ma loen selle täpsemalt pärast ette, on tehtud mootorikettide vahetus, mida hästi paljud küsivad, kes Audisid ostavad, millel on ketiga mootor. Ja tegelikult on mootor käidud põhjalikumalt üle, et saaled on ka vahetatud. Ja lisaks on tal uued esipidurid, hiljuti vahetatud kettad, klotsid, tagumised on ka. Vähemalt kettad on väga heas seisus, klotsi ma siit hetkel täpselt ei näe. Üldiselt kõik on hästi, sõites mingeid küsimusi mul ei olnud. Kui otsida nokkimiskohti, siis hästi õrnalt on rool paremale poole, aga auto sõidab otse, et selline kosmeetiline võib lasta sillarekulli uuesti teha. Ja ülevaatuspunktis, kus ma juba käisin ära, veermiku lõtkusid ei tuvastatud. Mis veel huvitavat, tal on küljes TÜV sertifikaadiga tagumine splitter. Sellel on sert kaasas, ehk siis see on tehnoülevaatuse nõuetele vastav. Selline optiline välimuse lisa. Siis tulevad autoga kaasa talverehvid velgedel. Kuulutuses täpsustan, mis nad täpsemalt on. Ei mäletanud peast mõõtu, aga igal juhul on olemas teine jooksvelgi rehve. Siis varustuse poolest on S5 nagu ikka, ta ei saa olla halva varustusega, et S5 ei ole toodetud minu teada ilma püsikiirushoidjata, A5-sid küll on. Tal on olemas istmesoojendused, tal on olemas S-Line'i sportsisu või S-i sportsisu, mitte vabandust S-Line'i. Loomulikult on tal elektriistmed ja nii edasi. Et varustuse poolest S ei saa olla ilma mingite elementaarsete asjadeta. Audidel on neid üllatusi, kus näiteks A4-l aastast 2008 taga on väntadega aknad, et kõik variandid on olemas. Aga vaatame mootoriruumi. Mõõtsin kere üle ka värvipaksuse mõõtjaga. Et jaa, siin on mõned värvitud detailid, paksused olid mõistlikud. Värvitud detailideks oli see uks ja see tiib. Võib-olla kunagi ammu on midagi kuskil veel värvitud, aga eks video pealt on need näha ka, et ma teen ikkagi ringi peale ja midagi hullu kuskil ei paistnud küll. Et ei tohiks eriti suur probleem see olla, et autot kuskilt värvitud on. Seda enam, et auto ei ole aasta ega 2 aastat vana. Veakoodide mälus siis sisuliselt sain kätte ainult 2 asja.
Üks ütleb, ma kohe lausa näitan, üks ütleb siis meil siukest asja, aga kaugtuled töötavad. Teine veakood on Assisted Power Steering, aga roolivõim töötab ilusti, mingit küsimust ei ole. Siin all on sama veakood, mis oli esimene, vaatame igaks juhuks sellega üle. Mootoris ja kastis ja olulistes moodulites veakoode ei olnud ei ajaloos ega ei ole praegu aktiivseid. Et väga ilus tulemus see paar asja ja see on sama asi. Et siin on 2 koodi, üks lihtsalt kuvab 3 moodulis, üks teises. See on kõik. Ja see on siis diagnostika tulemus, neid koode võib igaüks ise guugeldada. Kaugtuled töötavad, roolivõim töötab, näitab selliseid asju. Ma juba tegelikult lõpetasin proovisõidu, et ma sõitsin nii linnas kui maanteel. Proovisõidul muud ei olnud, kui et rool oli hästi natukene paremale poole. Aga see selleks, see on täiesti ebaoluline ja hetkega korda tehtav. Siis vaatame üle hooldusajaloo paberid, mis on siis Force'is tehtud. Ja ma loen siit ette, et video peal alati ei ole lihtsasti see vaadeldav. Aga alustame sellest, et siin on mootori eemaldamine ja paigaldamine. Ma loen tööd ette. Jupid on ilmselgelt vajalikud selleks tööks ja need on seal ka. Ketikaante eemaldamine ja paigaldamine, õlifiltri jala eemaldamine ja paigaldamine, õlipõhja eemaldamine ja paigaldamine, õlipumba ja õlipumba võlli vahetus, raamsaalede vahetus, kepsusaalede vahetus, ketikomplekti vahetus, mootori secondary air lisaõhukanalite puhastamine, mootori patjade vahetus, kuumaplekkide kinnituskeermete taastamine, kliimasüsteemi tühjendamine ja täitmine, sildade regull ja 2 lehekülje täit varuosi, mis selle jaoks vaja oli. See töö on tehtud õli, sisepesuõli, vaatame, mis see veel on. Rihmapingutid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. See on 2024 maikuu. Teine töö, september 2023 või teine suurem tegemine. Need ongi nagu 2 kõige suuremat. Ma praegu ei esita siin igasugu kõikvõimalik õlivahetuste, piduri, ketaste, mingisuguseid aruandeid, et see oli visuaalselt näha. Siin on siis tehtud järgnevad tööd. Vasaku ülemise ketikaane hermetiseerimine, seal ilmselt on siis olnud väike leke, üsna suur töö. Mootoriõli vahetus, vaakumpumba vahetus, käigukasti õli vahetus, esisilla alumiste, esimeste ja tagumiste õõtshoobade bokside vahetus, sillaregull ja ka 1,5 lehekülje täit varuosi. 2 väga suurt ja väga väärtuslikku arvet. Üks on siis 167 000 peal ja teine 174 000 peal tehtud. Väga olulised tööd, nendega uus omanik tegelema ei pea. Ma korra seda juba tegin, aga ma teen praegu video ajal uuesti. Aknad, uksed, nagu mulle meeldib lahti teha, kõik uksed käisid. Vaatame, kas peeglid klapivad kokku. Peeglid klapivad kokku, soojendusega kokku klapitavad peeglid on. Siis helisüsteemi ma juba kuulasin, see meil toimib. Mis mul siin veel on näppida? Elektrooniline käsipidur. Vaatame kohe, panin ta peale, rakendus hoiab, auto on kinni. Et see on ikka asi, mis on mõistlik proovida. Püsikiiruse hoidjat proovisin, püsikiiruse hoidja töötas, hetkel ma seisan, praegu ma seda teha ei saa. Ja istmesoendused, need on mul proovimata, aga ma proovin kohe ära, ma panen need sisse. Ja ega ma muud ei oskagi öelda. Selline tõsiselt emotsiooni tekitav ja äge auto. Ja julgen oma heakskiidu sellele autole kindlasti anda, et loomulikult tegu on kasutatud asjaga. Keegi kuskil kindlasti võib mõne pisivea kuskilt leida, aga üldpildis on asi väga heas korras, mitte lihtsalt heas korras. Mulle meeldis ka kere. Kere ei roosteta, ta ei ole roostes, tal ei ole mingid värvikildusid lahti ega lakki ei kooru. Salong niikuinii on minu silmis veatu, tehnika ideaali lähedane, paar pisiasja, mis ma mainisin juba ära, mis teeb korda kas eelmine omanik või siis korrigeerime veidikene hinda.
ja muu info on kuulutuses, autot saab näha Tallinna külje all Jüris näiteks, võib-olla ka kuskil mujal. Ja istmesojendus töötab, see on juba tunda ja kõrvalistusega ma natuke ootan veel. Ja võtke ühendust, siis kui on finantseeringu soov ehk siis järelmaksuga ostu soov, siis kirjutage oma soov ja saatke mulle andmed, ma küsin ise vajalikud andmed ja teen vastu pakkumise. See on väga kerge teha, et ärge kartke seda küsida, kui kellelgi selline mõte on. Täna saan ma pakkuda väga konkurentsivõimelist intressi, kuna Inpanga partnerprogramm seda võimaldab. Kohati oluliselt paremad, kui inimesed oma kodupankadest saavad. Et pöörduge julgelt, kui kellelgi on selline soov. Ja ega muud, näeme järgmistes videotes ja keegi kindlasti saab endale väga hea auto ja väga palju rõõmu tegeva auto. Minu poolt praegu head aega, varsti näeme. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel